Tere! Alustame lastekirikut palvemajaga. Põrand, seinad, katus, sarikad, naelad kinni, aknad kinni, silmad kinni. Kallis Jumal, tänu sulle, et sina armastad meid. Tänu sulle selle pühapäeva eest ja tänu sulle selle eest, et sina oled meiega. Jeesuse nimel. Aamen. Täna alustame natuke kordamisega. Kas sina mäletad, kuidas Jeesus tuli siia maailma? Jah, ta sündis väikese beebina Maarja ja Joosepi perre Petlemma linnas umbes 2000 aastat tagasi. Näitan sulle ühte pilti, mille keegi on joonistanud. Siin Jeesus on sõimes. Lammas ka vaatab teda seal ja imetleb, et kes see siin veel on. Ega tol ajal ei olnud ju kellelgi nutitelefoni taskus, et oleks kohe saanud pilti teha, aga piibli järgi on väga palju inimesed sellest pilte maalinud ja joonistanud. Huvitav on aga see, ja meile võib olla natukene raske aru saada, et Jeesus on alati olemas olnud. Ta oli olemas juba enne maailma loomist ja enne seda, kui ta siia maa peale tuli, oli ta oma päris kodus taevas Jumala juures. Me võime küsida, kus see taevas on, aga vastust me täpselt ei tea, sest sellel me ei oska öelda mingisugust asukohta, et näe, ta on seal või seal. Ta ei ole mingi teatud koht kosmoses või pilve peal, vaid taevas on Jumala juures. Aga sealt Jeesus siis sündis inimeseks siia maa peale ja ta oli inimene nagu meiegi. Miks ta tuli? Ta tuli selleks, et aidata meil õppida tundma Jumalat ja aidata meil elada oma elu koos Jumalaga, nii et me teame, et Jumal on kogu aeg meiega. Kui Jeesus kasvas, ta õppis ehitaja ametid, aga siis hiljem ta hakkas õpetama inimesi. Rändama ringi, nii nagu tollel ajal õpetajatel oli kombeks. Ta rääkis Jumalast ja aitas paljusid inimesi, tervendas neid. Ja tal oli enda ümber see sõprade ring, keda kutsutakse jüngriteks. Siis, nagu siin hiljuti on ka lastekirikus räägitud, ta löödi risti, ta suri ja maeti ja siis 3. päeval Jumal äratas ta surnuist. Ja Jeesus elab ja ta enam kunagi ei sure. Pärast ülestõusmist ta näitas ennast oma sõpradele, väga paljudele sõpradele, Peetrusele, Johannesele, Toomasele ja paljudele teistele. Ta rääkis nendega, seletas, miks see kõik juhtus, sest ta sõbrad olid ikkagi hämmingus. Ja siis ta ütles neile, et teie peate nüüd kõigile sellest rääkima, sest see on väga oluline, et kõik inimesed saaksid teada, kui palju Jumal neid armastab ja mida kõike Jumal nende eest on teinud ja kui palju Jumal ootab inimesi enda juurde. See on väga oluline. Jeesus teadis, et inimesed otsivad Jumalat ja neil on vaja seda kuulda. Ja nii ta andis oma sõpradele selle ülesande. Siis, kui ta oli seda kõike rääkinud, ta läks tagasi sinna oma päriskoju Jumala juurde. Ja ta sõbrad nägid, kuidas ta sinna läks. Ta lihtsalt ei haihtunud ära, vaid nad nägid seda. Sellest on siin lastepiiblis üks pilt. Me ei tea, kas see täpselt niimoodi juhtus, aga
võis küll olla siin, Jeesus tõuseb üles ja ta sõbrad vaatavad, kuidas ta läheb. Evangelist Luukas kirjutab sellest ja ma loen piiblist väikse lõigu. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. Kas pole huvitav, et nad olid rõõmsad? Võiks arvata, et nad olid kurvad, et Jeesus läks ära ja nüüd nad ei saa enam koos temaga olla. Aga ei, nad olid rõõmsad. Jeesus oli neile öelnud 2 asja. Esitekski seda, et sinna Jumala juurde on nemad oodatud siis, kui nende elu otsa saab. Et Jeesus ootab neid seal taevas ja ta ootab seal ka meid, oma sõpru, siis kui ühel päeval on meie kord siit elust lahkuda. Ja teine asi oli see, mida Jeesus oli neile rääkinud, et nad ei jää ka siia maa peale üksi, vaid Jeesus saadab neile kellegi, kes kogu aeg on nendega, toetab ja julgustab ja läbi kelle Jeesus ise on koos nendega. Nii et nad ei jäänud üksi ja meie ka ei ole siin üksi. Kes see oli, kelle Jeesus saatis ja kuidas see toimus, sellest räägime järgmine kord. Seniks Jeesus õnnistagu sind.